Tere, Erki! Tere hommikust! Mis teed? Olen väga rõõmus, sest et ei pidanudki väga kaua enam ootama, et saaks alustada tänase saatega. Olgugi, et tavaliselt me oleme natukene hilisemal tunnil sinuga kokku saanud, aga mul lihtsalt öösel ei olnud und. Ärevus oli suur sees, jah? Ja ärevus mitte sellepärast, et ma nüüd sinuga tahtsin kangesti kohtuda, ära nüüd solvu kellis sõber, aga vaata, ma eile õhtul surfasin ja ma leidsin päris palju säravaid naeratusi. Mis arvad, kelle naeratus see võib olla? Miks sa mulle hambaid näitad? Oot, mis arvad, kelle naeratus see olla võiks? Pakuks välja, et äkki see on Ott Lepland. Õige. Oota, aga vaata, kelle naeratus see võiks olla? Seda ma ei oska kohe öelda. Okei, seis on praegu 1-0. Vaatame, kas siit tuleb veel midagi. See on äkki Kirsti Timmer. Õigust räägid, ehk siis Eesti vaata, et kõige säravamad naeratused ja täna me ei saa mitte nendega kokku, aga me lähme vaatame, kes on see inimene, kes on Eesti säravaimate naeratuste taga. Ehk siis, kes on see superstaaride Igu Ambarst. Lähme. Tere! Tere! Tervist! Tere! Kuule, ootan teid just. Aha. Erki lubas ju näidata, kuidas sünnivad Eesti säravaimad naeratused. Stopp! Liis, ma lubasin sul näidata seda inimest, kes on enda naeratuste taga ja seda kliinikut, kus ta toimetab lisaks teistele hambaarstidele, sest et ütleme nii, et ma hea meelega oskaksin seda, aga paraku ei oska. Kuule, aga äkki me, Kristo, saame kohe nagu praktiseerida, et selline ka kiire õppe, ma ei tea, kas see kõlab nagu hästi, aga võib-olla ikkagi, kuidas saaks natukene ka mingisuguseid hambad. Selles mõttes mulle meeldib Liis, et ta on julge tüdruk, et tema on nõus tulema patsiendiks. Mulle meeldib see teie entusiasm, et aga loomulikult proovime siis, et kuna me ei kavatse teha siin mitte midagi invasiivset ja sellist, mis oleks siis nii-öelda kuskil keldrisse ja keegi salaja siis kellegi hambaid ei ravi, aga teeme midagi sellist, see on pust käeliselt nagu näeksid ära, kuidas see asi nagu käib, on ju. Liis on siis selline julge ja pealehakkav patsient, kellele siis tahab oma säravat naeratust veelgi säravamaks teha. Nii et ole hea, hüppa ka tooli ja toimetame siis. No aga ma olen, Kristo, aru saanud, et sellised väljakutsed tegelikult sulle ju ka meeldivad, sellepärast, et sa oled olnud seotud ka päris mitme TV3 saatega. Kunagi me tegime ju selle Nukitsamehe metsamoori ja nende hambaid seal su nägu kõlab tuttavalt. Saates vist oli see nii, et ja. Pahad on pahad ja head on head, iha on ilmas, õelus on ilmas, kuival pahad on hoopis head. Mulle meeldinud alati neid teha, nii et selles mõttes hea, et ma ütlen kas või see, et mida ma siin korraks mõtlesin, et me võiks proovida teha Liisile, et selliseid vampiirikihvasid, mida pärast siin kohe moolida talle ja vaadata, kuidas see siis käib, et kuidas see täidismaterjal näiteks seal hamba sees või hamba peal siis kõvastub, on ju, et ega patsiendid tihti aru ei saa, et mis seal suus seal tehakse ja toimetatakse, et seda kõike võime siis proovida täna siin teha. Nii, aga Erki, ma võib-olla ütlekski, et ma annan sulle siit ühe sellise kitli, mis sa võiksid peale võtta, muidugi enne kõike veel võiks käed ja asjad seal ära pesta selle näppude vahel läbi lased ja ole kena, pane need endale ette. Oled sa ikka kindel, Liis? Ei no, selles mõttes... Nüüd on juba hilja niikuinii. Ega mul siin kuskil enam joosta ei ole. Kõised käed siit eestud läbi, nii, keera ennast teistpidi. Ma aitan sul siit. Päris uhke tunne tuleb peale niimoodi. Ja selle seome siit kinni. Ja enne veel tegelikult, kui sa kummikindad paned, pane ka mask endale ette, ma annan sulle selle. Noh, kinda võid tegelikult alati isegi siia peale tõmmata, pigem mitte sinna alla. Pigem peale, jah? No, pigem jah, siis. Okei. No jah, kumm ikka tõmmatakse peale. No nii. Minu üks suuremaid hirme on see, et hambad kukuvad suust välja, et sellepärast ma käin hästi sagedasti hambaarsti juures. Kinnitamas, sa käid neid kinnitamas. Ja ma mõtlen, et mille peale ma küll mõtlesin, et arvasin, et ma võiksin see patsient täna olla, et me ei hakka Liisi hambaid siis kahjustama siin, mis tähendab seda, et me ei puuri ega mitte midagi, aga puhtalt nagu sellist väikest nalja saame teha. Ma näitan sulle lihtsalt ühte, no see on lihtsalt selline näppu vahel teen. Nii, ma teen sulle ühe kihva, ise teise kihva teed sina. Nii, võtad siit näiteks selle valguskõvastava materjali. Valgust praegu siia siis väga võib-olla muidugi oleks hea tavalist peale ei näita, aga no me hetkel näitame. Teeme Liisil selle hamba pinna lihtsalt kuivaks. Ühe silmaliste natukene rohkem palun lahti hambad ja suuvood, nii, vaatame, võtta kuivast ja proovime, mina teen lihtsalt puhtalt nagu sa võid näpuga algusest siit teha. Vaatad, jälgid seda igeme joon siit on ja me lihtsalt küsisime selle siit otsa sellises. Ma korraks lasen siia nüüd valgust peale. Mina proovin samamoodi teha. Ma annan sulle nüüd selle teise, sa võtad siit ise, siis võta nüüd oma sellega siit, proovid selle täidise sealt kätte saada.
võta julgemalt siis umbes jah, mingi samasugune. Rahulikult proovi korraks vaadata nüüd, nii, katsud sättida see peale. Viis, kuidas on? Hinga. Me rahulikult, me paneme praegu selle täidist peale, sa ei pea muretsema. Võid ühe pikema teha, sellepärast, et ega lootuses on sama muud, et ei pea alati sümmeetri minema. Natukene. Kas sa tahad maitan veits või? Jaa, see oli mingi junn tuli. Siis nüüd kokku ei pane, aga tegelikult natukene on ju selline, saame siukse mõnusama terama. See top ju. Päris hea. Arvan, et sa saaksid sinna kiirina küll vaata, kui sa sinna poole vaatad. Näitame korra sulle endale ka. Põhimõtteliselt tänapäeval on ikkagi siis väga lihtsasti võimalik tegelikult taastada oma kaunis naeratus. Just nagu me Liisi puhul näeme. Need on täpselt sama värvi, mis ma hamba. Me võtsimegi sama värvi ju. Ühesõnaga, sa tegelikult siis näed ära, et kui kiiresti ja kui tugev siis see materjal on, et see valgus kõbastub. See nüüd ära ei tule ka, ju? Tuleb ikka, õnneks tuleb, et ma arvan, et võib-olla nädala-paari pärast saad ikka lihtsalt. Mis me võime siis proovida veel teha, nüüd sa võid proovida, mis tunne, kui hammast suust ära võtta, nagu kui me siin hambaarsti oleme. Et võtta nüüd see, proovida, võtta siis Liisi nüüd ära näiteks. Võta õigemad ikka ära, palun. Aga nüüd on niimoodi, kas ma toon sulle ühe instrumendi ka millega võtta, siis sa saad nagu arsti sellise tangi kättaks sekku. Ma toon sulle haamri. Väike kops. Ära, milline hammas läks? Võtad nüüd siis selle tangi enda kätte, mis tunne siis on hambaarst olla. Ja nüüd siis võtad ainult siis sellest otsast kinni, vaata, mis me siia panime selle kihva, ainult sellest otsast ja proovid selle ära tõsta seal. Poolamas said kätte, seda võib juhtuda ka mõnikord, et ei tule siis terve hammas ära. Ja nüüd ma aitan sul siis selle terve. Ma tunnistan ausalt üles mul süda pahaks. Ja, näed, aga sa tegid, see on ainult plommimaterjal, eks. Et selle on lihtsalt naksama siit pealt. Täna näed, ja ongi kõik. Nii, aga tule proovi siis veel ühega siin, näed. Nüüd sa peaksid olema harjutanud ja me nüüd eksema. Aua tikta suu. Ja, see on täidis ja õnneks on see hammas. Kas sa saad? Hoia, suu lahti. Suu lahti, ma ütlesin sulle. Kurat. Ja doktor Sarapuu toimetab. Doktoril käed värisevad, nagu oleks kuskil väljas käib. Jälle poolamas ja näed teine pool ka. Ja ongi hammas kenasti käes. No ei olnud raske tegelikult, eks ole. Hirmus oli ikkagi. Ma tahaks öelda, et ma sinu juurde küll ei tule, need käed niimoodi värisesid, et sa ei ole üldse kindel, mille sa teed. Mida siis saad teha veel hambaarsti? No puhastamise jaoks, ma arvan, mis on tore asi võib-olla on see, et me paneme Liisile sellise suuhoidja, et siis sa pääsed paremini sinna ligi. Me suukorvistame praegu Liisi ära. Nii huuled Eesti lõõduvaks. Doktor Sarapuu, kas te olete nõus olla tegema hammaste professionaalse hõhastuse? Ma arvan, et doktor Sarapuu on nõus. Nii, ma annan siis doktor Sarapuu teile siit sellise harjakese. Nii, ja see käib siis väga lihtsalt. Hari, no selle hari ikka nagu käib, eks ole, pasta sisse, selle lased sinna sisse. Mina olen sinu assistent. Nii, ja see on nagu autoga sõit põhimõtteliselt, näed. Siin all on siis nüüd üks pedaal. Aga see on nagu niimoodi pastat või? Ferrari või Škoda või midagi sõida. Seda Erki pärast ütleb, millisega sõid. Võid jah panna. Nüüd lased niimoodi, et natuke kõvasti hammaste peale teda. Nii, ja nüüd on nii, et mina tulen Simuriga. Vajutad pedaali ja pesed Liisi hamba puhtaks. Peseks tal ainult 2 esimest hammast valgeks, ülejäänud las jäävad natuke tumedamaks. See on arsti maitse asi ja kuidas lihtsalt patsiendiga pärast on, kas ta sul tagasi tuleb. Võid natukene võtta siin juurde ja natuke julgemalt siis seda pedaaliga vajutada. Ära nuta, kõik on korras. Nii, paneme natuke pastat ka ärme kokku hoia. Kallis kraam, pole siin midagi. Liivapaberiga järgmine kord. No kuule, tundub, et päris hea. Nii. Noh, Liis. Lase siis nüüd keelega üle iselemiste hammaste ja vaata, kas on tõesti hea ja veel. Kuidas on? Aga... No nii, aga patsient, te olete valmis? No ma arvan, ma olen valmis. Kõne. Ma arvasin, et võib-olla mingid kraadi võrra õhemaks lihvinud, aga nii ei ole juhtunud. Kuidas Kristo on, et nüüd kui doktor Sarapuu mul ära tegi, siis millal on järgmine kord, kui ma võiksin tulla hambaid puhastama? Ma arvan, 5 minuti pärast. Aga tegelikult on niimoodi, et kui me räägime üldse hammaste puhastust,
kui see professionaalpuhastus tehtud on, siis on alati selline individuaalne, selline, kuidas ma ütlen, tehakse selline individuaalne säilitava raviplaan, eks ole, et mõni inimene peab tulema seal võib-olla 3 kuu tagant, mõni tuleb 6 kuu tagant ja mõni tuleb aasta tagant, et see on selline sinu suuhügieeni arvestades, mis ma siin näen, siis ma arvan, et sa võid olla vabalt selline patsient, kes võib aasta tagant kontrollis käia. No jumal tänatud, sest et ma tunnistan ausalt üles, et ega see hambaarsti olemine ei ole üldse sugugi mitte lihtne, nii et ma loodan, et tõesti selle aasta ajaga ma saan natukene vilunumaks, kui täna siin oli. Ja et käed siis nii palju enam ei värise. Ei hirmust ei värise. Aga aitäh sulle, Kristo, aja eest. Ja aitäh teile, väga tore ja lõbus oli, et tasub alati proovida igasugust uusi asju, nii et hea töö igatahes Erki ja patsiendina Liis ka väga selline patsient, kellega on hea rahulik töötada. Jah, ei hakanud vastu. Ja patsient paranes vaatamata ravile. Just. Öeldakse selle kohta.